Meie peres on kõigil omad hobid. Minu oma on mesilaste pidamine. Mõte mesilased võtta tekkis mul umbes 5 aastat tagasi. Kõigepealt püüdsin aasta või paar selle mõttega elada, et äkki läheb üle, aga ei läinud. Pea 3 aastat tagasi kinkisidki ema ja isa mulle oma mesilased, koos tarude ja kogu varustusega. Sinnamaani olid mesilased olnud lahutamatu osa minu lapsepõlve kodust, kus ema ja vanaema tarude juures toimetasid ning isa kõiki tarust kaugemal asuvaid ettevalmistus- ja abitöid tegi. Nii nad otsustasidki pärast seda, kui kahekesi mesilastega tegelema jäid, et on õige aeg mesilased mulle anda ning ise nõu ja jõuga vajalikul hetkel meile appi tulla. No mul aega siin süüa. Ei annaki käändä, jah? No ja üks häda pöördib sulle. Ei, mitte ta ei ole häda, et see... Oota, kes tu sellest häält tegee? See on juhtmas laiem ka, Meeri vasta. See enne siin kõnile. Nüüd ongi nii, et naudin ennast oma väikeses mesilas ja meevõtupäevadest on saanud me pere kõigi põlvkondade töine pidupäev. Kui esimestel mesindamisaastatel julgesin mesilasi vaatama minna ainult koos emaga, siis nüüd peame nõu enamasti telefonitsi. Meevõtupäevad on aga ses suhtes meeldivad erandid, sest siis on põhjust koos toimetada. No ma ei tea, mis me teeme, kas nakkamine alt lõikama või? Ei, no viime nad ära, ega mis on. Mulle meeldib pidada mesilasi vanamoodsalt. Kasutada seda sama suitsikut, kärjekandekasti ja meeraame, mida vanaema kasutas. Käia vahepeal tarude juures kuulamas, kuidas mesilased sumisevad ja vaadata, mida nad tarru toovad. Saaks ka lihtsamalt ja moodsamalt, aga praegu tundub nii õige ja parem. Kui selle kõige juures saab veel ka mett, siis see on puhta boonus. Võta see alumine ja võta mõlemad. Vii tuppa. Tästä. No näin. Sassu sulle siin näputööd. Tule, ma näitan sulle. Sa oled teinud küll seda. Ongi. Isa ma mäletan, kui oli meil, isa oli mingi 32 taru. Kujutu pilt, et kõik saime seal vurrida ja... No kuule, Kati ju selet, et ei olnud 1 aasta saanud sapaka ostuloa. See on kõige mesisem. Näed? Näed küll. No nii. Läheb lahti. Küll aga nüüd sa hoiad küll, sõida oma raamiga natukene sinna poolus, muidu hakkad selle vändaga saama. Tulge vaadake, see on meelde. Tulge. Ma ei tea, aga siin on... Kuidagi on nüüd nii läinud, et samal ajal kui mina jagan maid mesilastega, toimetavad teised toas kärgede lahtikaanetamise ja vurritamisega ning jagavad oma mälestusi ja kogemusi. Kui ma peaks kõike seda üksi tegema, siis poleks see pooltki nii meeleolukas ja pühalik. Täna saime 50 kilo mett. Ma ei ole kunagi esimese mee võtmisega nii palju mett saanud. Et ei tea, mis edasi saab. Niisugune see suvi tuleb, aga vähemalt esimene kogus oli super. Viimased paar suve on läinud nii, et meevõtupäevi tuleb lausa 3 suve kohta.
Õnneks saan mina mesilas toimetada lisaks meevõtupäevadele kevadest sügiseni ja vähemalt kord nädalas. Hobidega vist ongi nii, et kui nad su ellu rahulolu ja rõõmu toovad, siis tuleb nendega tegeleda. Mul on mesindamisega eriti hästi läinud, sest lisaks sellele, et ma seda tehes õnnelikum olen, on see hea võimalus vahepeal nii noortel kui vanadel kokku saada ja midagi ühiselt teha. Suu saab magusaks pealekauba.